Perenaiste käsiraamatud hoopis ahistavad naisi. On nüüd raamatupoest saada olnud raamat, kuidas olla täiuslik koduperenaine. Kas see on nüüd see soovolinik või? No ikka soovolinik, jah. See soovolinik on ikka täitsa uskumatu kuju, ma ütlen teile ausalt. See soovolinik on ikka täitsa uskumatu kuju. No. Mis siis nüüd jälle häda on? Et raamatupoest leiab 10 raamatuid, mis õpetavad naisi koristama, moosi keetma või lapsi kasvatama. Soolise võrdõiguslikkuse voliniku sõnul ei tohiks kodutööd olla naiste pärusmaa. Te ei kujuta ette, kus mul sees praegu keeb ja kihvatab, kus ma tahaks nagu öelda mingit sõnu ja asju. Aga ma ei tea, te ei jõua. Samas on raamatupoes 10 raamatuid, kus õpetatakse ehitama varjualust, paigaldama tänavakive. Ja, parandama torusid. Ja meisterdama ise 100 asja. Jah, kõikidel piltidel hoiab tööriista käes mees. Ja, miks sa nüüd ei kiunu? Halleluuja. Mees labidaga, mees aamriga, mees mõõdab. Et ma tahaks nagu küsida, mis sul viga on? Volinik. Ausalt, mis sul viga on? Kas sul ei nagu midagi teha? Kas ei ole tõesti midagi targemat teha? Nagu minna, kus on nagu tõesti äkki mingit abi vaja või kuidagi nagu... Äkki see on ta töö? Äkki on naisi, kes tahakski olla... Oota, ma küsin veel kord. Okay. Mis sul viga on? Ausalt, no tegelikult, oota, mis sul viga on, ma küsin? Ei no, äkki ta saab raha selle eest? No siis ilmselt saab, no. Siis on ju loogiline. Ma ei saa midagi teha. Vene keeles on see nagu nii hea lause, no seda ei saa kuidagi eesti keelde panna. Et nehu tielat lüdi tureud. Et nüüd leidis Koka raamatu, mille kallal kiunuda. No nüüd leidis, jah, ikka otsimise peale. Kodutöö võrdub naiste töö. Kus on raamatud mehele? Kodutöö ei võrdu naiste töö või no ma ei tea, no see on iga kodu enda asi, mis töö kuskil kellegil on. Mis see sinu asi on, kes kuidas küpsetab või koristab? Soovolinik. Mis see sinu asi on, kes kuidas oma elu elab? Kes rohkem küpsetab, kes vähem küpsetab, kellel küpsetab mees, kellel koristab naine, kellel parandab autot naine, kellel vahetab mähkmeid mees? Mis see sinu asi on, ma küsin? Ja äkki on... Tegelikult ka, mis see sinu asi on, kuidas me elame? Ei, no selles mõttes nagu raamat on poes müügil on ja kuidas olla täiuslik koduperenaine, aga äkki on kindlasti, ma tean, et ongi naisterahvad, kes tahavadki olla tublid koduperenaised. Mis küpsetamine, nõude pesemine, kraamimine. Mis selles halba on? Just. Ma küsin, mis see sinu asi on, kuidas keegi oma elu elab ja kuidas keegi on oma kodutöid jaganud meeste, naiste, laste või kellegi teise vahel? Ja ma tahan veel kord küsida, mis sul viga on? Ei noh, eks tema mõtleb seda, et... Ei, mis sul viga on, ma küsin? Mis tema mõtleb? Mida ta mõtleb? Millega ta mõtleb? Et ütleme selline raamatu pealkiri võib-olla paneb naised raamidesse, et... Millistesse raamidesse? Naine võrdub koduperenaine automaatselt. Ei, naine võrdub koduperemees. Millega ta... Mis mõttes, noh? Sinu asi pole panna siin mingid võrdusmärke ja öelda, kuidas keegi oma elu sätib ja on. Laske inimestel ise elada oma elu. Ärge kogu aeg inisega ja vinguge. Ja kogu aur läheb teil vile peale, selle asemel, et tegeleda millegi kasulikuga. Mind tõmbab eriliselt käima see siukene kiunded. No jah, voliniku poole pöördutakse endiselt küsimuses, et kodanikud on leidnud raamatulettidelt lastele mõeldud raamatuid, kus suunatakse tüdrukuid ja poisse teatud traditsioonilise karjääri valiku suunas. Volinik. Volinik, mis sul viga on? Ärme enam austa mingeid traditsioone, on ju? Ja seda kõike vaatamata puhastustööle, mida tehakse koolis, kus õpikutest kaotatakse järgemööda stereotüüpseid soorolle kujutavaid tekste ja illustratsioone. Lähme siis nüüd ja lõikame kõik ennast ühesugusteks, on ju? Lähme lõikame ennast kõik ühesugusteks. Et ei ole mis mees ja mis naine, et üks on all ja teine on peal või? Et ärge minge nagu nõmedaks oma... Ma pean tegema pausi, ma ei saa, ma lähen närvis ükst asja. Vahetame lihtsalt teemat. See on ilmselt mingi grupp inimesi, kes on saanud endale tähelepanu ja naudivad seda. See inimene on haige, see tuleb saata psühhiaatri juurde. Tal tuleb link käest ära võtta. Nüüd ei sobi talle Koka raamat. Tule taevas appi. Ansip, kas sa ei saaks midagi teha? Ansip. Mille eest talle palka makstakse? No selle eest, et ta neid lauseid ütleksin ajalehes.
ja talle saab helistada, kui midagi häirib. Aga see häirib küll inimesi, ma vaatan praegu Delfis on see uudis hommikul üles pandud, kus seesama naine ütleb, et perenaiste käsiraamatud ahistavad naisi ning ei võrdsusta soorolle ja siin on juba 209 kommentaari. Ei no, mis mõttes see raamat ahistab? Kes ei taha, ei osta seda raamatut, noh. No las ta kiunub, iga ühele midagi. Ilmselt on ka kivi siis nagu raamatukirjaste kaps saada, et ei ole teinud võrdsete soorollidega raamatuid, mida siis need kiunujad ja nagu inimesed saaks endale ka koju osta. Tõmbame aga kõik siledaks. Ei no ma räägin, lõppude lõpuks inimene ise otsustab, kas ta küpsetab või kas ta keedab. Kas ta remondib autot, toob puid või lõhub briketti. Ja see ei ole sinu öelda, kuidas need asjad peavad välja nägema. Jätke inimestele ka mingisugunegi valigimisvabadus. Ärge organiseerige, reguleerige kõike ära. No ta ütleb näiteks, et tüdrukuid ei tohiks a priorselt suunata elualadele, kus on väiksem palk ja vähem prestiiži. Ma tahan küsida, et kes sina oled selline, et sa tuled ütlema, kuhu ma oma tüdrukut suunata võin? Kes sa oled sihukene? Soovolinik. Shut up, monkey. Ei no, aga selles mõttes siin on tal väike point sees ikkagi. Ma ei taha oma tüdrukust kasvatada süvavee tuukrit, kurat. No jah, just nimelt, noh. Mis teil viga on? Mul jookseb juba tüdruk ringi lasermõõgaga kodus. Ma olen juba murelik. Mis naine tast kasvab? Viimane aeg on hakata kooliõpetajat mängima või müüjat. Või juuksurit. No see oli siuke, ma ei ole mures, see oli siukene näide. Et ma ei salli siukest asja ausalt öelda. Aga see on mina, puhas minu arvamus. Ei ühti Raadio Sky Plus juhtkonna seisukohtadega või mis iganes. Aga ma ei salli siukest juba nagu siukest haiglast kiunu. Me oleme talle nii praegu juba liiga palju tähelepanu pööranud. No on jah. Samas võtame Lady Gaga kontserdi, kus esil oli tõstetud ikkagi naine. Ja mehi kasutati... Miks ei olnud duo? Miks ei laulnud mõlemad laua? Ja mehi kasutati pigem orjadena või musta töö tegijatena. Ja olid ka üsna paljud olid mustad. Jah, räpased igised umbes neil astuti jalaga peale, neid piitsutatakse, no mitte küll, lasti maha on ju. Lady Gaga rinnahoidjatest. Mis toimub? Soovolinik. Meil keset Eestimaad, päikese all. Mõtlen, selle soovoliniku pärast on ühel hetkel inspektorid ukse taga. Naine läheb ukse peale, põll on ees. Ahaa! Trahv! Ma ei taha. Või siis Red Hot Chili Peppers, kus esinesid ainult mehed, on ju, kuigi ka naisrokkareid on, keda oleks võinud kaasata programmi. Ma ei taha enam rääkida, enne kui ma midagi ütlen veel, mis ei ole ilus. Turn your radio up.